Töö ja pereelu ühitamine tähendab seda, et sa saad endale sobival moel jagada oma aega ja tähelepanu töö, perekondlike kohustuste, vaba aja ja hobide vahel. See tähendab, et tööl olles ei pea sa ülemäära muretsema, kas kodus on ikka kõik korras, ja kodus olles ei pea sa alailma mõtlema, kas sa oma tööga ikka toime tuled. Ja kõige selle kõrvalt jääb sul aega, et puhata, sõpradega kohtuda ja hobidega tegeleda. Töö ja pereelu ühitamine tähendabki sisuliselt sellist elu, mida inimesed on kogu aeg elanud. Juba aastatuhandeid on nii mehed kui ka naised tööd teinud, laste ja haigete eest hoolitsenud ning kõige selle kõrvalt ka puhanud ja sõpradega suhelnud. Kui inimesed hakkasid tehastes ja kontorites tööl käima, siis tuli töö ja pereelu ühitamiseks uusi viise leida. Nüüd on vaja, et tööandjad aitaksid inimestel lisaks tööle ka perekondlike kohustustega toime tulla. Töötajad omalt poolt peavad mõtlema, kuidas ka keerulisemates olukordades töö ikkagi õigesti ja hästi tehtud saaks. Ning ka puhkamiseks tuleb aega võtta. Hoolimata sellest, kui suur su pere on, tuleb ikka ette olukordi, kus sa pead töölt eemale jääma, et kellegi eest hoolt kanda. Või kas või vahel töölt varem ära minema, et näiteks laps lasteaiast ära tuua. Kõik läheb hästi, kui sa saad tööandjaga kokku leppida, kuidas tööl käimist paindlikumaks muuta. Tööandja saab lubada töötajal teha osa tööst kodus, kui see on võimalik. Ka kohalikul omavalitsusel on kohustus leida lahendusi ning pakkuda töö ja pereelu ühitamist toetavaid teenuseid. Oluline on tööandja ja töötaja omavaheline kokkulepe, kuidas tööd korraldada. Pereinimestel on õigus vajaduse korral hoolitseda oma pereliikmete eest. Perekondlike kohustuste täitmise pärast ei tohi kedagi halvemini kohelda.